Bluey on üks hoolikamalt tehtud animasarju üldse, kuid isegi parimatel animaatoritel on halbu päevi ja kui sa aeglustad pilti ja vaatad piisavalt tähelepanelikult, leidub peaaegu igas episoodis mõni viga. Täna vaatame üle parimad, mis me leidsime. Episoodis The Sign, kui kõik hüppavad pulmapildi jaoks, märkasime üht väga kiiret viga. Kui õigel hetkel pausi vajutada, näed, et Friskis suu on kadunud, kuid see juhtub vaid murdosa sekundiks. Ja samuti, kui Friski kõnnib mööda vahekäiku, vaata Chillit. Tema näo kontuur lõikub tema ninaga, kui ta pöörab pead küljele. Episoodis Sleepover, kui Muffin juhib autot, kaob auto uks sõna otseses mõttes murdosa sekundiks. Just siin, kui õigel hetkel pausi vajutada, näed, et auto uks on kadunud. Aga see juhtub nii kiiresti, et tavalise kiirusega ei pane keegi seda tähele. Sa pead seda aeglustama, et seda näha. Ja episoodis Bob Bilby, kohe alguses, kui bändit läheb lasteaeda Bingole järele, avavad Missy ja see väike kutsikas talle ukse. Aga viga on selles, et juba järgmises stseenis näeme nii Missit kui ka teist kutsikat koos teiste lastega istumas. Kuidas nad saavad olla kahes erinevas kohas korraga? Ja miks see kutsikas näeb välja täpselt nagu Bingo, aga teist värvi? Episoodis Hobusesõit näeme, et kui Bluey avab ukse natuke, seisab Muffin väljas paljajalu, aga kui ta sisse tuleb, on tal sussid jalas. Episoodis Pavlova näeme, et kui saame pilgu külmkapi sisse, on seal pirukas ja selle kõrval mõned rohelised oad. Bändit võtab mõned oad välja ja serveerib need tüdrukutele. Lihtne. Aga kui Bluey uuesti külmkapi avab, rohelisi ube on jälle täpselt sama palju kui enne. Bändit võttis selgelt mõned välja. Me nägime teda seda tegemas, aga kauss näeb välja täiesti puutumatu. Episoodis Töö võib ukse juures märgata väikest varju. See peaks olema Banditi vari, aga see ilmus enne, kui ta tuppa sisenes. Paistab, et Banditi vari on temast kiirem. Ja selles stseenis vaata seda lillepotti bandiiti taga. See näeb kuidagi kurb välja, eks? Aga viga on selles, et kui me varem sama lillepotti nägime, nägi see rõõmus välja. Ja selles kaadris on Bingo käsi veidi katki. Ja siin näeme, kuidas Bingo lakub tuubi ja see on täiesti süljega kaetud. Aga vaid mõni sekund hiljem astub bändit sisse. Ja nüüd vaata tuubi. See on täiesti kuiv. Ja selles stseenis, kui Bluey hüppab toolile, läheb tema käsi otse läbi käepideme. Episoodis Stories teevad lapsed mesilasvahast skulptuure. Ja kui sa vaatad, millega Bluey tegeleb, siis ta teeb vaala. Ta annab sellele hoolikalt uime ja sa näed selgelt, kuidas see on vaala küljel, aga siis ehmatab Vinton teda tatinaljaga. Kaader eemaldub ja uim on täiesti kadunud. Vaal istub seal ilma uimeta, nagu poleks tal seda kunagi olnudki. Ja kui kaamera jälle lähemale läheb, on uim ikka veel kadunud. Bluey pani selle sinna oma kätega, aga animaatorid eemaldasid selle vaikselt võttevahetuse ajal. Ja see pole veel kõik sellest episoodist. Ühes kaadris pole Indi lehma skulptuuri kõrval midagi. Aga kui kaamera nurk muutub, on äkitselt mesilasvaha tükid otse selle kõrval, mida sekund tagasi seal polnud. 2 viga samas episoodis. Mõlemad puudutavad asju, mis ilmuvad ja kaovad ilma selgituseta. Nüüd liigume edasi episoodi Kriuks juurde. Vaata siin Bingo kulmu. Üks läks silma alla ja teine üle silma. Ja vaata seda kiili siin. Selle kujundus on vale, sest päriselus on kiilil 4 tiiba, mitte 2. Siin on üks väike, aga väga naljakas asi episoodis Mügarik ja tarkvana hunt-hundikoer. Selles stseenis läheb sokikese nina korraks läbi Bluesi näo ja siin lähevad sokikese kõrvad Bluesi suu alla. Ja Stripe läheb veidi bandiiti käest läbi. 3 eri viga, kus tegelased lähevad üksteisest läbi, kõik justkui samas stseenis. Episoodis Vanaemad leidsime ühe naljaka vea. Ühes stseenis on põrandal 6 oapurgi. Bingo libiseb ja kukub ja järgmises kaadris on purke juba 8, kaasa arvatud need, mida Chilli käes hoiab. 2 oapurgi ilmusid lõikude vahel ei kusagilt ja keegi ei märganud seda. Ja selles stseenis, kui Bluey hoiab rätikut mõlema käega ja pistab siis ühe käe välja, jääb rätik õhku rippuma. See ei ole millegi külge kinnitatud, see lihtsalt hõljub seal. Nüüd vaatame mõningaid vigu episoodis Liblikad. Kui bändit kannab pesukorvi, eralduvad tema sõrmeotsad korraks käest. Ja siin, kui vaatad Bluey selja taha, näed 2 sillutise kivi, mis viivad lillepeenrani. Aga viga on selles, vaid mõned hetkel varem neid 2 kivi seal polnud. Seal oli lihtsalt tavaline muru. Ja vaata ka siin treppi. Nagu näeme, on seal ainult 3 astet. Aga kui näeme seda küljelt, on seal 4 astet. Liikudes edasi episoodi Turg, vaata siin bänditit. Ta pistab lusika helbekausi sisse, aga lusikas tuleb välja tühjana, kuid järgmises kaadris on see helbeid täis. Ja selles kaadris, kui Cornelius annab $5 Vintonile, on rahatäht tagurpidi, aga kui stseen suumib $5, on see normaalselt. Episoodis Haigla mängib Bluey arsti ja bändit on tema patsient. Ühel hetkel Bluey võtab bänditi sideme ära ja viskab selle otse vaibale. Kuid vaid mõne stseeni pärast on side täielikult kadunud.
keegi ei korjanud seda üles, see lihtsalt kadus. Nüüd on siin üks episoodist, mis tõesti oleks pidanud oma nime väärima. Episoodis täiuslik seisab seinal Bluey pilt. Ühes kaadris on see selgelt näha, kuid kui kaameranurk muutub, on pilt kadunud. Keegi ei võtnud seda maha, see lihtsalt lakkas stseenide vahel eksisteerimast. Ja episoodis Ema ja isa Mägi märkasime 2 kiiret viga. Kui Chilli ukse avab, on tema käsi täiesti tühi. Kuid juba järgmises kaadris ilmub sinna ootamatult kott. Ja hiljem samas episoodis, kui Bingo hoiab binoklit, on selgelt näha, kuidas ta sõrmed sellest kinni hoiavad. Aga kui vaadata, kus peaks olema tema käsivars, siis seda lihtsalt pole. Lihtsalt hõljuvad sõrmed, mis pole millegi külge kinnitatud. Episood Nukk on vigu täis. Vaatame need ükshaaval üle. Esiteks, vaata diivanit, seal on ainult padi, kuid hetke varem oli seal selgelt ka raamat. Ja siis, kui tuba näidatakse teise nurga alt, raamat on tagasi. Aga nüüd on selle kaanel joonistused, mida varem polnud. Raamat kadus, ilmus uuesti ja sai vahepeal uue välimuse. Siis on seal riiul. Lühes kaadris on see täis erinevaid esemeid, raamatuid, kaunistusi ja muid asju. Aga kui kaamera näitab riiulit teisest nurgast, on kõik sellelt täielikult kadunud. Ja muutunud pole ainult sisu. Varem oli keskmises osas ainult 1 riiul, nüüd on neid 2. Kogu riiulisüsteem muutis oma struktuuri kaamera nurkade vahel. Ja selle osa parim viga tuleb siis, kui bändid veereb trepist alla. Kui sa vaatad pilte, mis seina peal ripuvad, kui bändid neist mööda veereb, märkad, et samad pildiraamid korduvad ikka ja jälle. Cricket on üks selle saate parimaid osi, aga selles juhtub midagi tõeliselt kummalist. Stseenis, kus Jacki ema tuleb neile kooli järele, jookseb Jack tema poole ja tahab kallistada. Aga kui sa hoolikalt vaatad, siis tegelikult ta ei kallista kedagi. Tema käed on ümber täiesti tühja koha. Jacki ema seisab otse seal, aga kallistus läheb lihtsalt õhku. Osa puuvilja nahkhir sees märkasime üht kiiret, aga rahuldust pakkuvat viga. Stseenis, kus bändid magab elutoa põrandal, istub Chilli tema kõrval ja mähib oma hokikeppi kollase teibiga. Ja on selgelt näha, et ta on juba mitu ringi teipi peale pannud. Teip on selgelt olemas. Aga kohe, kui Bluey kaadrisse astub, on teip täielikult kadunud. Ühel hetkel on teip olemas, järgmisel hetkel lihtsalt pole. Siin on väike, kuid tõesti märgatav järjepidevusviga, mis puudutab Bingo armastatud kaisujänkut Flopit. Kui vaatad Flopit osas kanarott, on ta valge, roosade triibuliste kõrvadega. Väga konkreetne ja äratuntav välimus. Aga siis osas unetund, Flopi on täiesti teistsugune. Ta on pealaest jalatallani ühtlaselt lilla. See on sama mänguasi, sama tegelane, kuid täiesti erineva kujundusega, sõltuvalt sellest, millist osa sa vaatad. Osa töömehed sees palkab Chilli, Chipi ja Sparky, et nad ehitaksid tagaaeda kalatiigi. Kui nad kaevama hakkavad, siis kui vaatad tausta, näed selgelt puud ja selle paremal pool maja, mille vahel on märgatav vahe. Aga osa lõpus, kui tiik on valmis, see sama puu ja maja on nüüd palju lähemal üksteisele. Vahemaa nende vahel vähenes märgatavalt sama osa alguse ja lõpu vahel. Ja siin on üks hea näide osast loomaaed. Bluey ehitab tagaaeda loomaaia ja osa lõpuks on Bingo oma magamistoas näeb kurb välja, sest suur sinine gorilla jäi temast lahku. Kui sellel hetkel Bingo voodijalud sisse suumida, sa näed selgelt sinna sisse kraabitud väikest B-tähte, mis on loogiline, sest see on Bingo voodi. Kuid vaid mõni sekund hiljem, kui Chilli tuleb teda lohutama, on see sama väike B-täht muutunud suureks B-täheks. Täht voodil muutus sõna otseses mõttes kaadrite vahel. Need olid mõned animatsioonivead, mille me Blueys leidsime. Kui oled märganud vigu, mida meie ei märganud, kirjuta need kommentaaridesse. Ja nagu alati, näeme teid järgmises videos.